Tere, oleme tagasi. Loodetavasti on uus väikene joogikene kõrval ja võileib ka kaasa võetud Eesti meistrivõistlused discgolfis 2020 meeste Pro 40 divisjoni kolmanda ringi tagumist 9 korvi hakkame siis vaatama. Anton Enden stuudios ja minu kõrval endiselt Raimo Kimmel. Jaa, võileib on nagu valmis. Hakkame siis vaatama, et esimesed 9 korvi Alutaguse rajal kuldsel Kotkal on läbitud. Siin siis näha, kellega koos need läbitud on. Kõigepealt siis keegi Raimo Kimmel. Tuleb tuttav ette. Nagu oleks näinud kuskil. Passis sama pilt ühes saates kunagi see nali. Erki Vaigro. Ei oskagi praegu kohe midagi lisada, et esimesel poolel natukene putt oli selline Rabe, et loodetavasti saab teisel poolel siis sellega käima. Eno Juul. Väike kelmikust ka juurde natukene. No, ega kui sa ikka 6. iigli võtad, siis võib kelmikas olla küll. Absoluutselt. Ja otse Saarelt Hiiumaa mees Raigo Kolub. Saar number 1, Hiiumaa. Saar number 1, teeb asja kohe kiiresti selgeks. Ja nende 4 mehega hakkame siis 10. korvilt vaikselt tagasi Alutaguse puhk- ja spordikeskuse poole tüürima. Alustuseks korv 10. Jah, korv 10, par 4, 200 meetrit. Tule ainult sirgelt. Lõpp natukene vajub ära paremale, aga õnneks on see nüüd sükene vähene laiem rada, et kui seal mõned meetrid metsa eksida, pole kõige hullem see lugu. Jah, siin on see puude istutamine vähe hõredam olnud. Timo on ära väsinud. Ära väsinud, jah. Aga see on 200 meetrit on distantsi, et siin võiks seda vana hea discgolfi poe nalja teha, et 200 meetrit sirget viset ja siis puti natukene kõrvale. No vaatame. Siin tuleb isegi rohkem kui 100 meetrit, aga võt. Kõrgustega teema. Jah, et maapind kaob alt ära ja siis ikkagi see feidiks jääb nagu liiga palju aega. Aga ei, koht ei ole iseenesest väga halb nüüd. See mingi 1 kuuseke seal ees oli. Tehes trenni nalju, siis trennis sain just otse lendama küll. Aga võistlus on ikka võistlus. Tugevamaid soosib õnn. Nii on. See on siin rajal ikka nagu parim asi, mis juhtuda saab, et kui hakkab feidima ja siis lööb su sinna tagasi koridori, siis oled võidus. Erkil on ikka nende üleminemistega juba esimene pool vaatavat, kui oli ja nüüd paistab, et jätkub. Alla mäge ka, et siis ei ole vaja ise nii palju, ma arvan, peale keerata. Ja just. Raigo ei saa ühtegi puud sealt. Sealt sa isegi skipi. Sinna samal joonel, mis sina, natukene tagapool. 3 meest ühel pool, 1 meest teisel pool. Nii me lähme. 1 meest tuleb kõigepealt. Jälle nurka. Ikka siukse korraliku nurga all tulevad need kettad. 2 kikki ja veel sügavamale sisse. Saab 1 korra veel ennem visata. Ja nüüd vist oli suund juba fairway poole tagasi. Et... 1 mees kunagi ütles, et kui sa pead pärast enda viset tegema kohe jälle uue viske, siis on midagi pahasti. Jah. Ega see Veiko Kütner ei olnud? Ei, see oli Timo Juursalu. Aga kellelt tema seda kuulnud on, ma ei tea. Okay. Raigo nüüd tuli ilusti tee peale ja sealt on juba vaade korvile. Ei ole üldse kaugel ka, et ma arvan, siin rajal ka parr on täitsa hea. Et... Absoluutselt, meie jaoks kindlasti, jah. Kõik nagu oli, aga maapind hakkas tulema vastu. Tuli, jah, kuidagi hakkas järsku tõusma. Jällegi, sealt saab üsna pigem ütleks suurema vaevata, peaks korvi alla saama. Näed, ei ole puid. Mingi üksik uusk. Kas nüüd poeb läbi? Midagi ikka tuli, aga ka selline 10 väljaspool alt üles tahab ikkagi 2-30 meetrist, ütleme 25 meetrist viset sealt. Nüüd, see oli mingi 11 meetri peal. Oli ka? 11-12 meetrit. Mul silm unine ka võib-olla. Aga pärast näeme, vaatame. Kui ma õieti mäletan, siis oli mingi... Võib-olla pingutasin üle vähe, jah. Erki juba tahaks selle rajaga ka ühele poole saada. Ilmselgelt.
tuleb üksinda kogu aeg sealt ühelt poolt, et kõik teised toimetavad teisel pool, ei tule keegi talle seltsi ka sinna. Ta meiega koos ja mängib oma ette. Solfus. Pissid ei heli õigesti. Oi, nüüd. Ai. Te ei kuulnud ka, et mis ta seal... Natuke vandus. No, nüüd... Selle võiks ära panna, oleks päris tore. No joon oli aus, aga jah, siit vähekene kaamera nurk pettis. Ma juba hakkasin ootama, et kas tuleb. Nii, no, üritan siit nõjatuda ja vaadata, et kas ma näen teise poole puud, aga siis saan kas aru. mahub või ei mahu, on ju? Ja, oi, no jälle, samasugune, et nagu oleks. Nagu oleks, aga natukene nii ja Erki leidis veel ühe niisuguse madalate jokstega puu ka, et paneme pargime sinna alla ka. Päris raske koht, jah. Nii, vaatame. No nii, see nüüd peaks siis olema... jah, ma pingutasin vähe üle, et sealt ülevalt kaamera pilt natuke pettis. Atsa! See oleks päris magus pöördi olnud ju. Tõsi. Väga magus isegi, et... Ma kahtlustan, et alaraud oli kõrgem, kui on lubatud. Ma olen harjunud viskama õige kõrgus pealt. Nali, tegelikult sa kõige. viskasid alt poolt. Juba järgmisena tahtsin küsida, et kas andsid apellatsiooni sisse. Ei, leppisin barriga, läheme edasi. Arva, et Timo oleks selle apellatsiooniga õhtul läinud sinna sauna kütma. Sellega oleks läinud nõnda. Nii, aga... Back 9 esimene korv siis läbitud, 2 parri ja 2 vähe punasemat tuli sealt ja me oleme siis 11. korvil. Par 311 meetrit, ühtesid oi kui palju. Ja see on siis vana tuttav juba eelnevast layoutist. Taaskord korraks kaob maapind alt ära ja siis jällegi tõuseb ja korv on siin künka peal. Et siin on ka selline... Green, et meenutab natukene mäetaguse 4, kus võib neid rolli asju hakata juhtuma. Oi! Kui ilus sirge vise. Arva, millega miskisin? Ahaa, mingi fairway. Ei olnud Safiir või? Muidugi oli Safiir. Safiir. Ja, korra mõtlesin, et mis on need valged siuksed sirgesti lendavad on. Aga tean küll su kotti poist. No need. Järgmine võtnud küsida mult, mida visatasin. Ma ütlen ära kohe. Enam ka tuli ilusti puude vahelt läbi ja ka seal selle 10 ringi lähedal. No, kuule, aga siin tundub, et tuleb üks veel sinna lähedale. Jah, Raigold ka väga hea ise. Natukene jääb distantsist puudu, et aga jah, see on hea koht, kus olla. Kindlasti, sealt saab proovida juba. Taga midagi ohtlikku ei ole. No kas nüüd... Ja Erki rikka see paremale minemine. Isegi seda nurka nii palju, aga suund oli jah, natukene paremale. Ja ka siin need puud sellel nagu rajal enda kogemuseski oskan öelda, et ega nad otse alla nagu kunagi ei tule need kikid, et siin tulevad nad kõik panevad üle fairway teisele poole ajama. Aga üldiselt on paremal vasakul kui paremal. Kui üldse metsa saatud, siis pigem vasakul. Siin on õredam küll. See auk on, kus ta läheb praegu ja näed. Ohoh! Kuule, tundus, et siin ka tehakse niisugune üks ilus päästmine, aga no oligi ilus päästmine, et täitsa korvi all. Ilusti, jah. Siin kui nüüd pöördist ei tule, et ootaks nagu 4 parri vähemalt. Aga siis jah, nagu ma ütlesin. See on see, mis võib siin juhtuda, jah. Isegi nii valus on see, et lähed oma mitu meetrit enda eelnevast asuvast taha poole. Ja siis pead üldse siukest asja hakkama siin tegema, et eest käed ja nüüd jäi. Vähemalt sellega saab nüüd, no nii. Ja Eno teeb omad korrektuurid sellest, et ei hakka isegi riski ja näitab. Väike pakk. Aga ei, Raimo, tema ei värista. See vist oli isegi ringi seest.
natukene mingisugune 9. ja ei olnud ka nagu nii otse alt üles. Ja karta pole midagi, Jah, peaasi, et pigem- jätta madalaks. Just, et rohkem siukene isegi vaata, et samalt tasapinnalt peaaegu. Ja ongi siis hoopis nii, et üks birdie, 2 parri ja Üks pugi. üks pugi kahjuks lipsas sisse. Aga nii ta on, nagu ma mainisin, et siin see roll on kerge tulema, kui instrumenti tavad ja kukub natukene serva peale, siis harva ta lihtsalt maha sinna seisma jääb. Puu 100, korv 12, par 3, 83 meetrit, Mando puuga. Liine on siin 2, on ju, üks otse peale, see samane, kus praegu me siin pilti näeme ja teine näeb siis natukese paremalt poolt, aga paremalt poolt tekib jutuks juurde see samane need kuused, mis seal on. Jah, need kaitsevad seda korvi päris konkreetselt. Et sealt võid ringi sisse saada küll, aga sa ei pruugi sealt puttida saada. Just. Ja ma otsustasin, et ma lähen seekord otse peale, sest ma olen seda teist liini proovinud küll ja no ei saa sealt läbi. Nii on ja vaadates seda viset, et isegi niimoodi kelgutades võid seal veel oma 10-15 meetrit lisadistantsi saada, et Ei oleks proovima seda äärmist liini, aga sai mingi puugiki. Ja... Aga tuli õiget poolt või? Praegu siit. Jaa, õiget poolt. Siis on kõik hästi. No, selle on nagu tundub, et võiks seda kõrgust olla. Kannab sinna väljapoole 10 serva. Seal nüüd kõik sõltub sellest, et kas on sul võimalus sealt mingit puttimiseks asendit võtta või ei ole. Aga see on niisugune semi, et ta nagu ei läinud otse, ta läks kuidagi sealt niisugune vahepealt mingit essitama. Ja... Huvitav, et nagu mäest alla 83 meetrit ja siis ka essitama. Aga noh, kui sa oskad ja valdad ja oled sellest kindla, siis jumala pärast. No nii. Natukene... on vähe niisugune murelik nägu, et... Ei, ta väga keskendunud on niisuguse näoga. Oi, ta oli täitsa niisugune lootustandev. Jaa, ei jäänud palju puudu. Nii, ja näed, Erkil on isegi mingi täitsa vaade siin, et aga läheb tsipa sirgelt paremalt mööda. No nii, kas tuleb back to back birdie? Nüüd ongi see, kas ta nüüd tuli torust või see... Ei, need korvinagad. Nagad, jah. Sinna taha kinni ja see lõi välja plaksust. Et see nende korvidega on see häda, et kui läheb madalalt ja selle naga taha jääb, siis tõmbab kohe tagasi. Ja just ketta tagumine äär. Just. See on ikka päris seda hiljem vaataks korra isegi aegklubis kodus, et kuidas see... No. See oli jah siukene huvitav, et korra nagu tundus, et ketid sai ka, aga et kas tuli torust, aga kahju. Nii, korv 13, par 3, vana layout'i siis 4. korv oli see ja siin on kõik nagu toonagi oli, et siukene, ütleme 2 põhilist paremakäelise liini on siis siin, et on siukene Forehaiser või siis mõned spetsialistid otsustavad, et siin on ka hea tagakäe mingit üleminevaga joonistama hakata, aga vaatame, kuidas, spetsialistid ei olnud mõeldud halvaga midagi, aga... Esimene spetsialist kohe proovib. Ja siit vaadates tundub päris hea. Täitsa... No okei, distant... Ei, täitsa solid. Ringi ääres. Ringi ääres, jah. Et saab küll nii. Järgmine spetsialist peab eest kätt.
no kas nüüd natukene liiga vara hakkas seal kitsalt ja ei olnud seda, noh see puder hakkab sul oma mõju kaotama vaikselt väljuma kehast. Ma räägin, nüüd on see koht, kus oleks vaja mingit batooni või mingit asja peale amsata. Ja, tõsi. Uue laine peale. Kas sa sööd muidu midagi ringi ajal? On sul mingit snäkki kaasas? Ja ikka, loomulikult. Kas mingit batoone või kommi või vahest, kui on teada, et rada on raskem nagu mäetaguse, siis on mõni magneesiumi väikene pudelikene ka kaasas. Et... Need on jah, eriti kui mida nii-öelda tõsisemaks lähevad võistlused, ütleme siis, kui räägime praegu siin Eesti meistrivõistlustest, mida hilisemad ringid on, ehk siis 2., 3., 4. ring, siis seda enam hakkavad need ringi kestvused ka üldjuhul venima, et võetakse rohkem aega, keskendutakse, mitte nüüd rohkem, sa ei saa üle 3 sekundi võtta, aga ikka kuidagi jah, igaüks võtab oma selle paar sekundit rohkem. Ja mõtled rohkem läbi ja hindad oma antud hetke võimed ja olukorda ja väsimused, taset ja kõik asju. Just. Ja kui sul on veel sellised 2 ikkagi üsna reljeefset rada, nagu on mäetaguse ja alutaguse, siis need söövad seda energiat sul päris kiiresti. Jälle üks väike jumput ja väike batoon toitis. Miks ta ei toitnud siis? Selline essitama. No. Mis sa seal muud, 6 oli ees, ei saanud muud moodi. Mõtlesin, et lasen ta sinna lenda, et vaata, mis saab. Siukene Cristiano Ronaldolik celebration, et käed üles ja kummardus kaamerasse ja läheme edasi, et miks ta ei ole lihtne siis. Võtame selle outside ära ja... No, aga see oli ilus jah, et viimase 3 korviga 2 alla ja näed veel üks pöördi. See oli nüüd ka siuke, et mis ta oli mingi 8-9 meetri pealt ja tundus nagu oleks ainult käega pannud siukene muu seas, aga mehel on siukene ilus hästi vaevatu tehnika ja saab selle kätte ilusti ja täpselt lendur. Jah. Erkile pugi jälle kahjuks. Ja nagu siit rajad väga ei tahaks. Seda siit jah, väga ei tahaks. Eno paneb siukest valget rida selle järjest praegu. No ütleme, et siin rajal valge rida on tegelikult on hea. On. See on kohe kindlasti sellega palju ära ei anna, aga kindlasti võtate vaadates seda, kui palju igasuguseid punaseid seal tuleb. Kor 14, par 3, 118 meetrit võiks olla sirge, aga isegi drooni võttis korraks sobelema. Mingid turbulentsid. Aga algus on kohe rajal sukene väga raske, et sul on 2 väga kitsast käppi, sisemine või välimine, see oli nüüd see sisemine siis, mida Raigo viskas. Ja jälle tema teada tuntalt väike S sisse ja 20 peaks olema ilusti. Jah. Ja sealt pari võiks ära mängida nagu. Nii, vaadates positsiooni, samme läheb sisemist käppi. Tõsi. Ja... Ai, kas oli see Safiir jälle? See oli Safiir, jah, aga mingi millimeetrine mänd jäi ette täpselt ja lükkas vasakule, kus ei tahaks kunagi olla enam. Kohe näeme seda, kus sa seal oled. No nii, Eno. Eno väntas ka vähe peale. Ta vaatab see teiselt poolt üle. Aga seal on tegelikult parem vaade. Seal on juba saad korvi nagu näed. Natuke ravaram tundus seal olevat. Aga ta ilmselgelt läks ikkagi pöördi proovima. Ja Erkil ka selline, nagu tal need viskad on, ei ole väga kindel endas. Ja vist natuke pehmelt ja jälle kõrgele ja surus jälle kõik ära sinna otsa. Ei saanud päris seda tõmmet sinna taha, pluss nina üleval ja siis see ketas on üsna kiire surema. Kaamera näitab mul seda auku ka, mida ma vaatan. See samal ongi. No, ei tulda. Jõuga. See polnud muud väga teha. Kui läheb, aga tulid verdiktiga? Ikka. Okay. Tahtsingi saada nagu just siit poolt vaadates siis vasakult poolt, et see oleks tulnud kohale küll sinna, aga no ei suutnud. No nii, jälle mingid essid siit, kaunid poognad. Ja 10 sees. 10 sees, just.
Siit on puttida vaja. Aga Eno putte teades, ta pigem ei eksi. Kohe vaatame. Nii, siin vaikselt hakkab lõhnama Back9 esimese puksu järgi. Kui? No. No vaata, kett liigub, nagu sa näed. Ja kui sul liigub, jah? Ja, poiss ütles, et oi, mis sa teed? 2 outside järjest niimoodi. Läheb hulluks ära juba. No nii, Erki ka siis kuskilt siit keerutab ennast juba korvist tahapoole. No, kui need 2 seda puud seal ees väga ei sega, siis peaks olema niisugune lihtne 5 meetri putt. Jäi lühikeseks, paistab, et peab batooni sööma hakkama. No nii, Eno parri putt. No, ketast polnud korvini jõudnudki, kui Eno juba jalutas teisele poole. Sai aru, et siit tead nahka ei tule. Oleks pidanud tegema ühe soojendusliigutuse vähem. Jah. Selle kohta üks aasta sõber Jako kommenteerides ütles, et mis te vibutate selle ilma ketata, kui pärast teise mõnda viskate. Jah, mäletan seda juttu. Nii, siit nüüd siis tulevad mõned punased, et sul kohe see eelmise raja ilus outside birdi sai sellega siin nullitud. Jah, kahjuks küll. Aga selles mõttes on ikkagi nagu balanss on olemas, et lõppkokkuvõtteks nulliga maas. Siin oli siis 2 parri ja siis 2 poogit ja liigume edasi 15. korv, par 3. Vana layoudil siis oli ta natukene teise korvi asukohaga par 4. Nüüd on natuke korvi nihutatud siis, ma ei tea, kas lihtsama koha peale, aga par 3 ta on ja pikkus 102 meetrit. No pigem ei ole ikka lihtsam koht, aga jah, par 3 on aus. Jah, et vana par 4 oli võib-olla natuke liiga lihtne pöörditav, et nüüd on jah see, et siin see välimine koridor, kust Raigo ise läheb teele, et see on võib-olla lihtsam visata ja loogilisem, aga sealt nagu 10 sisse jõuda või niisugusele kindlale putile on ikkagi päris raske saada, et seal ikka segajaid on päris palju. No, kas nüüd see nurkade mäng oli isegi, ütleme, päris hea? Jah, käis proovimas seda sisemist häälet ja lõpuks keeras ennast väljapoole ja tegelikult on ikkagi vaade olemas sellest, et pole hullu midagi. Et oleks niisugune eestkäe S olemas, et saaks seda teist koridor sealt rünnata, sest kui sealt sinna nii-öelda sisse saad, siis on juba sealt korvile natukene nagu loogilisem niisugune lähenemine. Kusjuures ma arvasin, et Eno võib-olla läheb sealt tagant käega just seda sisemist auku, aga nii ta otsad saad keeska peale. Oi, ja peast kinni jube kõrgele ja okstesse. Ja... Jube kõrge, jah. Ei ole sellega küll rahul. Mina ka ei ole. No nii, nüüd on vaja siit... Veel nagu teha midagi, et ta proovib veel hästi kõrgelt ja ka sisemist häält. Vaata, sealt kaamera pildist oli näha, et tal oli niisugune otse hästi kitsas koridor korvini, aga nii kitsas, et ei tahtnud sealt minna. Ta otsustas pigem niisuguse kõrge. Oleks pidanud pigem nad viskama just sealt tahab poole rohkem välja, et sealt oleks saanud ka korvi vaadata juba. Otsustas sealt minna proovima vähe lühemalt. No 6 kelle. No, jälle vaja mingit S-i või? Ei, otse alt läbi, seal ei ole, ei hakka otse proovimagi. Mõistlik. 2 väga mõistlikku otsust järjest, suht koht sama koha pealt, et Erki viskas ka sealt väikse eestkäe korvi alla ja parriga maa. Ja Raigo nüüd saab veel proovida. Opsti. Siin oli jälle see challenge, et ilma ketideta korvi. See kord ei. Kui me eksi, siis ta esimesel ringil pani sealt samast kohast ära. No, palju instrumendi koputamisi siin. Tõotab Enole teist punast järjest. Teist punast juba järjest, jah. No, keti jäle järgi kuulsime, et sai selle sisse. Ja Raigo parr, teie siis peaks ka siin
ilusti parri ära võtma. Ja nii on. Ja on meil veel siis viimased 3 korvi. Jaa. No nii, korv 16, par 4, 195 meetrit. Jälle selline kerge S-iga rada. Esimese viskega tahaks olla peaaegu siin, kus praegu on kaamera, natuke vasakul pool. No vot siin. Ja siit on siis juba vaade parem korvile. Korv on siis vasakul pool. Jah, sealt sellest sinu mainitud ideaalkohast siis selline sirge vise kindla feidiga mingi kangema lõpuga ketas ja võiks nagu olla seal 10 sees ilusti kohal, aga see esimene vise ei ole ka nüüd nii-öelda teps mitte lihtne. Ei, ja mitte üldse, jah. Et siin nii mõni kord on näha olnud, et drive on nagu super ja siis saad ikkagi mingi kas kipi natukene sügavamale. No, või siis niipidi või siis niimoodi, et tegelikult distantsi kõik on jumal okei, fairway on laigu lennuväli, nagu ütleb üks sõber, aga ikka saad sinna kuskile puu alla, kust ei saa O-jooksu ega mingit tõmmet teha väga. See tundub nagu siit jälle hea, aga noh jälle maapind läheb alt ära ja kandub liiga vasakul ära ja sealt on jälle kõik on kinni. Kõik ettad toetavad puu najale. No nii. Ma mõtlesin, et ma olen seekord eeskäega. Mingid S-i asju joonistama siin. Jaa, mõtlesin, proovin. Siit tundubki hea, aga apsti. Väike ping-pong. Väike ping-pong liiga tõikama ja sinna sisse, kus ma kunagi pole varem olnud. Oli üsna huvitav. No kohe saame näha. Ja Eno. Ai, tahab siin, no ta isegi jõua sinu juurde sinna. Isegi juba minu juurde, ta läks hästi pehmelt panema. No see ongi see, et kui sa lähed nagu liiga pikaks selle viskega, siis oled sa seal paremal pool ja ikka kinnamadega, et olema üsna täpselt jõu ja tead nurgad kõik paigas. No, viskab ennast vähemalt nüüd sinna suhteliselt ideaalkohta välja. Ja mul on siis suke vaade. No, midagi näed. No, aga tuleb välja küll. Ja täitsa soliidsele kohale, et sealt peaks olema nüüd korvile, kui ma seda sinise dialakaarti mäletan, mingi 60 kopikatega. Ja midagi nii oli küll. Et ma polnud seal kunagi varem olnud ja tuleb tunnistada, et sealt on tegelikult isegi päris hea minna. Eno läks nüüd proovima. No, pikaks vähe. Just vastupidi, natukene lühike. Kus see korv on? No seal edasi seal taga. Ma mõtlesin, et kaameramees seisis korvi enam-vähem kohakuti, aga täitsa pettis ära nüüd. Kaameramees sai aru, et vanamehed tulevad, et neil nii välja viska. Nii kaugele pea minema. No nii. Ka lühike ikka. Aga koha pealt viskame, sealt ei saagi. Ei keeranud nagu päris sirgeks ka ennast ketas, et oleks saanud veidikene nii-öelda ekstra kandma, aga ei ole paha koht, et sealt 4 mängib ära. Ja muidugi. Nii, Erki, no. Ja ikka jälle kõrgeks. Nurgad ja kõrged ja et vähemalt oi, kõik abimehed tulid, et oli juba suundumas täitsa sinna jälle nukitsamehe poolega, aga tõi sinna fairway'le ära. No nii. Siit võiks olla selline siinuse jutt jälle või? Tõsi, natukene jäi kõrgeks, aga pargitud. Mis seal kõrget oli? Kõik oli välja mõõdetud ju? No tahaks ikka olla vastu posti. Aha, okei. Siis ei pea puttima vaata. Ei oskagi rohkem. Siin ma oleks võib-olla öelnud, et nüüd natukene tead kõrge või liiga palju aiserit, et paasti. Kolmas päev, kolmas ring, 116, no ei taha enam puttida. Nii, ja noh, sealt on ka, peaks olema hästi. Ja, ei saa üldse midagi korta. Nii, Erki siis...
ta vist oli äkki ringist väljast, kui ma ei eksi. Napilt. No, kui jumpi teeb, siis järelikult on. Aga ei oleks pidanud tegema vist. Tahtis selle ülaraua pooleks visata seal. Ära painutada niukse jõuga. Tundub, et Eno hakkab ka jumpima. Ai, teine äärmus. Pane ühe kõrgemale. Jalgade tööd nagu ei olegi. Käsi töötab, siis sul on jalg vaja. Jah, käe pealt. Ja. Milleks liiga, siis ongi, siis ei pea 2 batooni ringi ära sööma, seda ühe. Jalad ei võta seda energiat ära. Üle liia. Ja. Nii. 2 parri, 2 pugi. Natuke pettunud. Jah, rohkem pettunud meest lõpetasid seal viimasena oma saaga sellel rajal. Aga eelviimane siis korv 17, par 3, 99 meetrit. Loterirada. Loto. Pane teele. Võimalikult sirge. Siia, kus troon lendab. Ja siit juba hakka lootma, et sinu numbrid tulevad loosirattast. Just. Et natukene see lõpp on seal siukene loosikas, et päris kindel ei ole. Aga kõik on võimalik sellel. Vaatan, ei ole ühtegi puudet, midagi papsti. Lototron töötas hästi. Väga head numbrid tulid sealt. Sealt paremalt, jah. Ütleme nii, et see keskelt, kus troon endas on nagu kõige paremini, et sealt paremalt poolt ei ole nagu väga hea. Vaatame, kuidas see Lototron töötab. No, vise on ilus, aga täpselt need 2 puud, mis seal see just kasvas sinna ära, ole väga nukker. Ei, ma ei oldki. Seal oli ka üks. Et siin, jah, ma arvan, et siin ongi see on selline korv, kus paned teele, käest läheb hästi ilusti lendu ja sirget, siis lepid juba sellega, et kui nüüd mingi puu ette tuleb, siis nii on ja mängid selle parri, aga kui hästi joppab, siis näiteks niimoodi. Saad proovida seda pöördit küll. Et päris nagu välistatud ei ole. Ja sina siis esimesena. Lähen vasakult ehk et väljast poolt ja proovin verdiktiga, et kuidas ta nüüd siis seekord oma töö ära tahab teha. Tundub väga aus. Või nüüd oled rahule? Jah. Väga hästi. Väga hea, sealt tõstad sisse ja saame minna viimasele pikale võitlusele. Erki samamoodi. Pani natukene paremini. Nüüd siis peaks olema, see on ikka täitsa nagu siukene, et võtta pördisid nüüd. Nüüd teeb väga palju käega, ei vibuta rohkem põlved soojaks. Oi, enokene. Natuke madal, jah. Kui mitu ta on just selliste puttide taha nagu selle ringil jätnud, et mis meil vahet on, Eno 8. 8, no ütleme nii, et Eno võiks rahulikult olla nagu kokkuvõttes 0 peal puhtalt puttide pealt. Just siuksed ebalevad nagu. Jah, Raigol ilus pördi. Seal nüüd jooksis natukene juhe kokku korra, et kuhu poole marker käib. Aga ütleme, et ketast veel täitsa ära ei võtnud ja pani ikkagi marker õigesse kohta. Just, et pead ikka, kui tahad nokkida, siis nokkida, aga kõik hästi. Ja korv 18, par 5, 246 meetrit. Siin on nüüd vaja ühte sirget viset ja soovitatavat veel teine sirge vise ja ei oleks paha, jah. Ja siis üks hetk võiks vaadata, et kas kuskilt saab paremale sinna, kuhu Mando suunab, või otseselt ta ei suuna, aga siia paremale siis see viimane korv jääb. Otsime kohta. Siit saame ligi. Et kõige siukene, seifim oleks tullagi mööda seda koridori ja siis siit lõpust lasta üks siukene
ta üleminev või haiser või mis iganes vise siis sinna korvi poole. Aga on käidud seal ka mõlemal pool metsades ja mingeid erinevaid huvitavaid koridore seal leidub ka, et jah, tõenäoliselt ma arvan, et meil ka keegi ikkagi sinna kuskile poole peaks sattuma. Ma ei usu, et... No, alustame siit. Alustame siit. Ei siiski. Tuli tagasi. Mõtles ümber. Koridorist on parem minna. Nii, ja siit järgmine. Festivali stambiga mingisugune... See oli Saint Pro. Saint Pro, jah. No. Natukene hakkas juba ära minema ühel poole ja lõi teisele poole. Sealt alt on natukene vist keerulisem ülesse tulla, kui võtta just seda pinnase juttu, aga... Jaa, pigem kikk oli hea. Erkil ikka need samased kõrgus ja nurk just. Ei, nagu ei klapi praegu omavahel need. Ossa. Siit hakkab midagi tulema. Hoidke nüüd. Vaata, kus Timo on rajakaarte pannud sinna igale maitsele. Ise saad midagi valida. Ossa, kus tõmbas nüüd reachbacki täitsa... Aga ei ole metsa. Ei ole puid. Põhimõtteliselt algusest lõpuni metsas ja ei ole puid. Reachback oli küll ikka täitsa vägev siuke, et võttis eelmisest korvist kette, siis tõmbas tehmine. Täitsa vihaga kohe. Erki... No, nüüd jälle, nüüd oli nagu palju nurka, et... Aga tuleb. Jäi sinna kinni. No, Raigo koht on nagu hea, aga võib-olla jah, ütleme meetrikene veel vasakule sinna keset fairway'd, siis on nagu jalgadel ka mugavam. Jah. Nüüd vaata, nüüd hakkab maapin alt ära minema. Just. Päästi oks tuli. Pigem teeks sealt nagu eest käi sealt, aga... No nii, proovisin, mõtlesin ühtepidi, tundus, et on plaan. Ja siis vaatasin teisele poole, et vist on ka plaan ja läksin teist viskama. Ohoh. Aga... No, ikka sümpaatse distantsi said sealt vähemalt ära. Ei saanud. Okei, vabandust. No rohkem läks paremini kui Erkil, aga... Ja. See nüüd läks... Aga ei saa ise järgmisena visata, et vahepeal Raigo ka siit alt. Sipsti. No, nüüd on nurgad jälle. Asjad just ei töötavad ja need on paigas. No see on okei, sest sealt vist läheb see nüüd mingisugune droppari ees olev koridor on ju. Seal midagi on. Nüüd Erkil, no tuleb ka ilusti. Nüüd oli hea vise. Opa! See on oli väga päris hea. Siit nüüd ei tohiks enam väga palju jäänud olla. Jah, mõned puud. Ma jah, oma tagantkäega lootsin, et ma saan sinna selle järgmise tiiala juurde, aga vahepeal viskab nüüd siis Eno, jah. Seal ka pole. No ei ole puid. Ei ole puid. Ikka lõpuks tuli üks, aga... Ja nüüd ta vist peaks olema selle sinise raja viimasel fairway'l, mis on siis selline natukene lagedam koht. Ja vaat, kus ma sattusin. Kamo roheline selga ja võiskid täitsa ajateenistus olla. Täpselt. Nüüd ma tahan minna seda sinise viimast minna, aga no kõrgust võiks ju. No jõudsid tiialale. No jõudsin tiialale, jah. Arviselt rohkem lihtsalt. Pole nagu keeruline. Võtta putel, laseda sinna minema. Ei. Tundus, et üks kass kasvab vahepeal ette. Ikka siin ikka juhtub, jah. Ikka igasugust raginat. Liiga raske vise ei olnud, aga... No nii, ma arvan, et siit me näeme mingit... Mõttes ka oleks valest kohast visanud. Nii, mingi flex tuleb siit Annukas teele. Ja sõidab ilusti. Ja roll veel sealt okste alt välja ja... Mis tal nüüd nende visete arvuga on? Ikka oli 4. Kaks alla, 3. Üks teine sinna, 3. 5 on tehtud vist. Peagi näeme. Jaa. Sul on ka? No nüüd on see koht, kus ma sain pahaseks verdikti peale. Võtsid midagi muud? Ei, see oligi verdikt. Sellel viskel said pahaseks. Mõtlesin, et viska minema metsa. Okei.
aga ei kordagi ei tundnud nagu see mõttesse, et äkki on asi viskajas või? Lasta jääb. Lasta jääb. Ise olen ka korduvalt mõelnud, et ühe ja teise ketta panen müüki või annan ära, aga siis mõtlesin korra, et äkki on asi minus. Ja andsin võimaluse. Ütleme nii, et verdikt on siiamaani kotis, nii et leppisime ära, võtsin süü enda peale. Üks siuke harrastaja tasemel mängumees on ka, kes vahepeal paneb oma kettad vahetuspingile 5 peaga. Annab neile mõtteaega ja siis võtab nad uuesti kasutusse. Ja mul nüüd oli, kui ma ei eksi, siis puugi päästmise võimalus mingi 10 poole pealt, aga võttis vähe sügama. Batooni ei söömata. Erki võttis sinu batooni joada. Ikka tahab seda ülemist rimmi saab mõlki lüüa. Nii, Eno taaskord põlved soojaks. Hopsti. Ja nüüd lõpuks. Seekord tuli ära ja sai just pördi tasuks ka, et väga hästi. Ja positiivne lõpp. Nii on, negatiivse tulemuse näol. Ja sellega tuleb jõudsalt järgi. Ja, vaatame. Eno siis pärast 3. ringi +2 kokkuvõttes ja Raigo täitsa sümpaatsed viimased 7 rada sellel ringil ja +4 peale. Ja Raimo võtab siit tupla. Kahjuks. Tähendab seda, et sinu ja Eno vahe siis enne viimast ringi 5 viset. Oli 8, viimase rajaga jäi 5, nii et jah, minu poolt kehva esitlus. Ja jääb pinget veel ka viimasele ringile. Ja, nii on. Aga selline oli siis MP40 vanameeste 3. ring. Siin näete ka siis üldskoore pärast 3 ringi. Ja nii ta siis on, et Raimo hetkel ainsana miinuspoolel, aga visete vahe Enoga 5, Raigoga 7, nii et viimases ringiks põnevust jagub. Ja võistlust on meil küll. Aga tänud Raimo taaskord kommenteerima tulemast. Ja, aitäh, et kutsusid jälle. Ja järgmises videos näeme.